kuidas siis oma kirvest hoolt kanda? Tänases videos räägime sellest täpsemalt. Midagi rasket tegelikult ei ole. Alustame sellest, kuidas teritada või millega teritada. Tõmbame selle kirve siit välja. Napsti. Nii. Võib teritada kirve siia luisuga. Gotlandi luisk. Nendel on kareduse vahe. See on meeletult sile. Ja see ma täpselt ei tea, see on magasinist ostetud. Aga noad asjad teeb ilusti teravaks. Viiliga. Aga millega ei tohi teritada. Kõrvale. Rellakaga. Ehk siis ketaslõikuriga. Kohe räägin täpsemalt, miks ei tohi. Tõstan need asjad siit eemale. On siin üks papp. Vaatame kohe, kus mul marker on. Nii, ehk siis ma pean selle teistpidi nüüd keerama, kui ma ta valmis joonistan. Teeme siit selle samase tera joone. Jääb ilus sirge, kaubanduslik. Nii, siin on see samane lõikeserv, joonistame selle ka siia vaba käega. Ehk siis, mida me ketaslõikuriga teeme, anname punktkuumust terale. Ehk siis punktkuumus tähendab seda, et kui see lõiketera osa saab siia kuuma või siis kuhu iganes see lõikeserv, teeme siia ka veel ühe kuuma punkti, sest liivketas käib kiiresti ringi, siis tekivad meil praod, mikropraod tekivad tera sisse ja tera lendab kildudeks. Halvimal juhul lendab see näkku või kuskile mujale. Nii, käisin veel papi juurde toomas. Teeme siia tera vaate ehk siis kolmnurga koos põskedega. Taaskord vaba käega. Kõigil ilusti arusaadav. Nii, ehk siis eest vaates niimoodi, kirves. Peaaegu. Miks on vaja kirvest teritada? Sellepärast, et kui see pidepunkt on meil siin siukene ümmargune, siis ega ta väga puu kiudu läbi lõika ja sisse ei lähe. Väga raske puu sisse saada. Topelt aeg, topelt kulu. Teeme siis viimase joonise. Et joonistan siia veel ühe kolmnurga. Ehk siis kujutletav kirvetera ja teeme siia nürida otsa. Nii, siia alla joonistame ühe puupaku. Kõik käib vaba käega. Nii, puu sees on kiud. Kiud jooksevad siit puu seest kõik niimoodi. Kõik on näinud põhimõtteliselt, kui see nürikirves siia puu sisse lüüa korraliku jõuga, vahet ei ole isegi ilma jõuta, siis need puukiud takistavad täpselt seda sama. Siin on siis puukiud, et takistab, meeletu takistus tekib. Ja puu ei lõhene ilusti ja kirves jääb kinni ja hakkavad igasugused hädad ja asjad pihta. Kuna siin väljas on nii külm, siis ma panen omal kindad kätte. Taha seda metalli niisama puutuda. Nii. Kuidas siis teritada? Päris otse ma vastu ei pane siin midagi. Luisuga täpselt mööda seda joont ühelt poolt ja teiselt poolt. Ei tohi teha niimoodi, nagu mõni vend teeb, et siis lihtsalt niimoodi lükkate. Nii. Ühelt poolt ja teiselt poolt. See on üks võimalus, millega saab teritada. Gotlandi luisk. Täpselt samamoodi. Et ei terita nagu Gordon Ramsay teritab oma nuga. Et sellega täpselt samamoodi. Ei ole vaja meeletult märjaks teha seda luisku, kastke kirve tera vee sisse. Meeletut jõudu pole ka vaja. Kolmas asi, viiliga. Noh, ma päris lamedat viili ei leidnud, aga siin on ka lame külg. Täpselt samamoodi. Ühelt poolt ja teiselt poolt.
aga mis on kõige parem asi, mida saab kasutada ja mis on igal pool poes müüdav, tänapäeva kirvestel on kaasas teritaja. Mida see teritaja teeb? See hoiab täpselt õige nurga all seda tera, et tegelikult oleks hea, et kui nagu kasutada pigem just seda teritajat, aga noh, kui on hädaolukord ja ei taha teritaja peale raha raisata, siis on üks võimalus. Mingit meeletut jõudu pole vaja. Unustasin mainida, siin on noateritaja, siin on kirveteritaja, et Gardena kirvega, kui ma ostsin selle ka kaasa. 13 eurot või mis ta maksis. Fikseeriti korralikult ära selle ja kirves enda raskusega. Ei ole vaja meeletut jõudu, karujõudu ja ei ole vaja hakata tegema niimoodi sihkat-sahkat. Võite igasugu muid asju niimoodi kudistada ka. Et see on üks oluline punkt. Nii. Võib-olla nüüd hästi pole näha, aga kaameral pole suumi, aga mina näen, et siin tuli niisugune valge joon tuli siia. Tähendab seda, et see kirves on terav. Mille järgi aru saame, et terav on? Noh, siukene peaks olema ideaalne teravus kirvel. Et sama nagu nuga. See ongi ideaalne. Peale selle unustasin mainida, võib ka kasutada vesikäia, aga aeglastel pööretel. Sest eelnevalt rääkisime punktkuumusest. Kuidas nüüd peale teritamist kirvest hoiustada, mis sellega teha? Mul on siin õli. Mis õli vajalik on? Õli on vajalik selle jaoks, et kui te järgmine kord kirve võtate, siis põskede peale tekitab pindmine rooste. Siin on mul kuusevaiku ja natukene ka roostet. Aga see kulub lõhkumise aeg ära. Kuidas siis nagu hoida, et ei muutuks roostekärakaks see kirves ja läks ilusti puu sisse? Oleme siin natukene õli. Võtate salvrätiku, tõstan selle õli siit eest ära, siin on ilusti näha. Nii, pühime üleliigse õli maha. Siia poole ka natukene. Ja tavaliselt ma olen pannud selle sama paberi siia sisse, et kui mul on metsas lõpetan oma töö ära, et siis ma tõmban lihtsalt kuiva lapiga, tõmban lihtsalt kirve puhtaks ja kodus siis samamoodi õli peale. Pind kohe muutus siin. Ja siis polegi muud midagi kui plastiku sisse ja seina peale. Pikka juttu pole, tõmbame video kokku. Kohtume siis metsas, hakkame puid lõhkuma. Ja kui sulle see video meeldis, siis sa võid panna telli, see on tasuta ja võid ka like'i panna, kui väga meeldis. Järgmine kord jagan ka puu lõhkumisnippe natukene, nii et suured tänud ja järgmise korrani.